Siin 2 vitamiinist B12 ja foolappe. Minul on nad heas vormis, metüülvormis, kergemini kehale omastatavad. B12 ise on energiavarude tagamiseks, närvisüsteemi normaalseks funktsioneerimiseks, imikute ja väikelaste arenguks, aneemia vältimiseks, DNA ja RNA sünteesiks, metüülimise protsessides. No ühesõnaga, need on sellised nagu tõsisem jutt ja keeruline lahti rääkida lühidalt. Aga B12 on mälule tõepoolest väga vajalik. Ja tihti töötavad nad koos foolappega. Ja mina olen märganud seda oma töös. Vereanalüüse nähes lastel on tihtipeale foolappe puudus. See on muidugi toitumise tagajärjed, et ei ole pööratud tõsiselt toitumisele tähelepanu. Siis B12 puudus on vahest mõnedel lastel ja inimestel isegi pärilik. Ja tihtipeale, kui on aneemiaga probleeme, võib hoopiski olla see B12 vitamiini puudusest. No seda teevad muidugi selgeks arstid, et kas teil jätkub B12 vitamiini aneemia korral või mitte. Tema piirmäära tegelikult ei olegi nii väga määratud. Minul on siin 1000 mikrogrammi, vabalt võib päevas võtta seda. Et näiteks kui on B12 puudus, võib areneda pernitsioosne aneemia ja seal on juba päris tõsised sümptomid. See haigus isegi muidugi ei ole välditav, kui ta on pärilik või kuidagi niimoodi. Sageli süstitakse lausa seda vitamiini. Ja võib olla inimesel isutus, kahvatus, väsimus, peavalu, kõhulahtisus, keel on vaarikapunane, käte-jalgade tuimus, pakitsustunne. Võivad olla jäsemete, närvide kahjustusest tingitud pakitsustunne. Isegi vaimse alaarengu tunnused, ta mõjutab ju mälu. Igemete veritsus, lõhnatundlikkuse häired. Mina olen uurinud seda borrelioosi